Andrus Kivirähk. Hunt tuli oma urust välja ja haigutas. Kraaks, 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 kraaks. Hommikul mis teha, parem lähen metsa ja vaatan, kes ta sealt leiab. Ta kõndis mööda metsa ja leidis ühe vanaide, kes korjas vanaide ehnus, pillas korvi maha ja jooksis minema. Mis siin on? Lõhnavad hästi. Kas need on mingid sinised jonnid, mis inimesed söövad või? Oh ei, neid korjavad vanamutid ja vanainimesed müügiks. Need viivad loodale ja müüvad maha raha eest. Mis see müük veel on ju? Kas sellest saab ka midagi, kui ma midagi müün? Muidugi saab, sellest saab raha. Raha on üks kootide ja kiipidega väike paberilipakas. Ja müük on üldse selline asi, et paneb mingi asja näiteks letile ja siis sa saad sellest raha. Hunt imestas. Ma parim hakkan neid kohe korjama ja jooksin kiiresti turule, saab äkki veel raha ka. Hunt hakkas sinililli korjama ja kui tal kimp täis oli, läks ta linna. Kraaks, 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 kraaks. 10 eurot kimp, tulge ostke, värskelt korjatud. Kiljujad hakkasid kartma, koermüüjad hakkasid kiljuma ja jooksid minema. Natukese aja pärast tuli ta juurde vanamees. Tulge ostma, 10 eurot kimp. Kas te siin pajutibusid ka müüte? Ei, pajutibusid me siin ei müü. Aga kui te tahate tibusid süüa, siis minge aga metsa ja otsige sealt üles Reinu Mader, kes siis juhatab teid kanale juurde ja sealt saate süüa nii palju tibusid, kui te jaksate. Tulge ostma, 10 eurot kimp. Natukese aja pärast tulid ka ostjad. Ta müüs mõned sinililled maha ja sai natuke raha. Noh, päris hea. Kodakas, lähme koju tagasi ja näitame seda varesele. Kui ta metsa jõudis, nägi ta kohe varest. Vaata, kui palju mina raha sain. Ossa jumal! 50, 100, 150, 200, 250 ja 300. Väga tubli. Aga tea, mis me nendega teeme? Äkki... Nendega saab osta saia ja leiba. Ei, mina olen lihasööja, mitte mingi... Okei, siis mul on sulle parem mõte. Kas sulle meeldib raha? Jaa, väga. Riputa need puu otsa. Jaa, need teevad välja täpselt nagu sügisel lehe. Tubli. Kui riputa see raha puu otsa. Kraaks, kraaks, kraaks. Järgmisel päeval tuli sama vanaid ja nägi rahapuud. Kraaks, 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 kraaks. Ta võttis paar 50 ja läks linna ja ostis nende eest saia. Kraaks, kraaks, kraaks. Näitajad kummardavad. Publik plaksutab, ma ei kuule plaksutab. Pealkiri, Väike puuks, autor Andrus Kivirähk. Mikk ja Viljem olid lasteaias. Nad mängisid parajasti klotsidega, kui Mikk korraga puukse tegi. Minu ema ütles, et ei tohi toast puuksu teha. Akna võib ju lahti teha, siis saab puuks välja minna. Jaa, aga puuksule ei meeldi toas olla ja kui me ta laseme, siis ta lendab kuu peale. Minu isa ütles, et puuksust tulebki õue lasta. Seal nad saavad vabalt ringi lennata ja mine tea, äkki kuu peale. Viljem uskus Mikku ega hakanud väljama. Küll aga sekkus poiste jutuajamisse Veronika. Ta oli suur ja emme tüdruk võimakused prillid ees. Mina ei saa kunagi peera. Aga me ütleme õpetajale ära, kui sa ei lase peeru kui sa ei lase puuksu välja, sellepärast et puuksud tahavad värsket õhku ja nad tahavad kuu
sõpradega kohtuma. muidu nad on vangis. kui te ära ütlete, siis ma näpistan teid. Veronika oli poistest peaaegu pikem ja väga tugev. Mikk ja Villem ei julgenud enam midagi öelda, aga kui jõudis kätte lõunaõunaga aeg, ei suutnud nad magama jääda. Nad kartsid, et Puuksul on Veronika tulus halb. Puuks lendas kuu peale ja elas seal oma sõpradega rahulikult edasi. kartul. Te unustasite mind. Appi, ärge jätke mind maha. Võib-olla nad tulevad homme tagasi. Äkki nad märkavad, et mind ei ole. Ja siis tulevad näiteks mind otsima. Ära sa seda küll looda. Miks? Aga mis sul siin maal viga elada? No siin on pime ja mul ei ole siin midagi teha. Meie mutid elame küll kogu aeg maa sees ja meil on väga mõnus olla. Ja, aga maa peal on parem. Aga meil pole siin küll igav. Me oleme mutid ja meie kaevame. Aga maa peal räägitakse, et on pann ja kui sa panni sooja paned ja sinna peale kartulit paned, siis nad hakkavad mõnusalt särisema ja räägitakse, et maa peal on isegi pott ja poti sisse pannakse vett ja kui vesi on keema läinud, pannakse sinna sisse kartulid ja siis need kartulid keevad ja pealegi mina ju ei oska kaevata. Noh, meil sellist lõbustusparki meil siin muidugi ei ole. Aga me kaeva koos meiega. Ega siis siin maal elamine ei ole mingi lusti lillepidu. Tööd on ikka vaja teha ja kaevata. Aga ma ju ütlesin, et ma ei oska kaevata. Siis mina ei oska sind küttida kaevata. Mis see veel on? Mina või? Mina olen ka. Mina olen rahavada. Aga miks sina siin oled? Kas sul igav ei hakka? Noh, vahest küll, aga Rootsi kuningas mõtles juba maale 30 aastat tagasi. Aga kui igav on, räägin kolbaga juttu. Kes see kolf veel on? Tere, mina olen Kaalu Pealuu. Mina olen siin 150 aastat pärast poole, aga mul on seest rohkem loomulikku jume. Mulle meeldib see. Aga mina oskan muusikat teha niimoodi. Kui hea mõte. Mina oskan laulda.